Tere, väikesed avastajad! Tere tulemast meie lõbusasse ja õpetlikku kanalisse. Täna uurime, kuidas paberit tehakse. Jääge meiega. Kas oled kunagi mõelnud, kust pärineb paber? Täna läheme põnevale teekonnale, et avastada, kuidas paberit tehakse. Sügaval metsades kasvavad kõrged puud. Nendest valmistataksegi paberit. Metsas lõikavad puid võimsad masinad, jättes samal ajal uutele puudele ruumi kasvamiseks. Seejärel laotakse puud kraanaga haagisele. Veokid viivad palgid tehasesse, kus töötajad ja masinad palke edasi töötlevad. Esmalt veerevad palgid pöörlevasse trumlisse, kus eemaldatakse nende koor. Edasi liiguvad puhastatud palgid konveierilindil tükeldusmasina poole, mille teravad labad lõikavad palgid väikeseks puiduhakkeks. Puiduhakke kukub konveierilindile ja liigub suurde masinasse, kus vesi ja kemikaalid muudavad selle massiks. Tromlis segatakse, tambitakse ja pehmendatakse puiduhakke ning lisatakse erinevaid kemikaale. Paberimassi filtreeritakse hoolikalt, et eemaldada kõik soovimatud osakesed ja muuta see puhtaks ja ühtlaseks. Eriline pleegitusprotsess muudab paberimassi heledaks ja valgeks, et sellest saaks kvaliteetne paber. Märg mass valatakse lindile, kus rullid suruvad sellest vee välja. Nüüd surutakse mass õhukesteks, siledateks lehtedeks, see hakkab juba päris paberina tunduma. Lehed liiguvad läbi kuumade rullide, kuivatades need täielikult. Veelgi rohkem rulle surub paberi siledaks ja ühtlaseks. Paber keritakse hiiglaslikeks rullideks. Sealt edasi saadetakse paber edasi lõikamiseks. Lõikemasina terav tera lõikab paberi suurteks lehtedeks. Masinad virnastavad lehed täiuslikeks pakkideks. Paberipakid pakendatakse ja märgistatakse saatmiseks. Robotid virnastavad paberi kaubaalustele, et see edasi saata. Veokitele laaditakse erinevaid pabereid ja pakendatud paberipakid viiakse poodidesse. Lisaks tavalisele valgele paberile valmistatakse ka värvilist ja erineva paksusega paberit. Paberit saab ka taaskasutada. Inimesed sorteerivad paberijäätmed eraldi, et need ümber töödelda ja saata taaskasutusse. Veok kogub paberijäätmed ja viib need ümbertöötlemiskeskusesse. Taaskasutustehasest sorteerivad töötajad hoolikalt paberi, et see saaks minna taas tootmisesse ja alustada oma teekonda uuesti. Lapsed saavad paberi ja pliiatsiga luua imelisi joonistusi ning õpilased paberile märkmeid teha. Lisaks saab paberit kasutada ka dokumentide printimiseks. Paberi ajalugu ulatub tuhandete aastate tagusesse aega, kui egiptlased lõid esimese paberi papüüruse. Nad lõikasid papüüruse taime ribadeks ja pressisid ribad kokku, saades paberirullid. Neid lehti kasutati lugude, seaduste ja loitsude kirjutamiseks. Näiteks iidses Hiinas valmistati paberit muuruspuukoorest. Inimesed leotasid ja tampisid koore pehmeks massiks. Seejärel valasid nad segu bambusest sõelale ja lasid kuivada. See paber oli kerge, sile ja ideaalne kirjutamiseks. Paber on meie ümber olnud aastatuhandeid, nii tänapäevalgi on see kõikjal, nii raamatutes, joonistustes, klassiruumides ja kontorites. Puudest metsas kuni paberileheni sinu laual uskumatu teekond. Kui sulle see video meeldis, pane like, kommenteeri, mida soovid veel näha ja telli, et näha veel lahedat sisu.